on mingi, ma ei tea, kas ma nüüd hommikul, aga... Halleluuja. Õnnistatud päeva, kujutage ette. Maikuu saab täna lõpu. 31. Täitsa hämmastav, kuidas on liikunud minu arust. Nagu öeldakse, head asjad, mis meie ellu tulevad. Ma ei tea, minule eriti sümpatiseerib see maikuu. Ma teda alati nii ootan, siis kui õitsevad õunapud, siis kui õitsevad sirelid, piibelehed, meelespäevad. See on nagu nurmenukud. See on nagu, ma ei tea, mingi... Kõik näed, kuidas loodus, hele rohelised on lehed ja siis nad muudkui värvuvad. Et ma mõtlen, et kas siis tõesti me oleme nii materiaalsed ja me muudkui teeme ja tarbime. Aga kui me ise midagi ilusat loome, meile ju ka meeldiks, et seda märgataks. Teed ikka ilusa kleidi valmis ja keegi ütleb, kuule, sul tuli see ikka väga ilusti välja ja täpselt samamoodi ükskõik, mis me teeme. Niisiis, kui me mäletate, ma olen siin eelmine kord, jagasin teiega sõna uuest ajast ja kuidas kriisid isegi kui tulevad, et kuidas siis sellest läbi käia. Täna ma olen jälle selles uues ajas kinni, selles mõttes jutlusega ka, et ikka see uus aeg. Niuke uus aeg. Ma arvan, et aga kuidas selles uues ajas kuidas tabada seda asja seal uues ajas? No seda minu asja, seda asja, mida ma nii väga tahan. Ja kui sa nüüd tuletad meelde Koguja raamatut, seal on aeg igaks asjaks. Tuleb sulle meelde, täpselt räägib asjast. Nii, igaks asjaks on aeg. Aeg külvamiseks, aeg lõikamiseks, isegi ta ütleb aeg naermiseks, aeg nutmiseks. Aga mis on Jumala põhiolemus? Mina olen aru saanud. Tegelikult Jumal on tulnud rõõmu sõnumit ju meile tooma. Evangeelium on, kas ma räägin tõde? Oled sa muga päri? Jah? Ja aitäh, et oled kaasas. Nii et uue ajastu hetke tabamine. Jesaja 6.3 ütleb, püha on vägede issand ja kõik maailm on täis tema au. Võib-olla sa täna hommikul tulid ja sa ei näinud seda Jumala au. Aga see, mis ma ennem just iseloomustasin ja kirjeldasin, see on Jumala tehtud. See on Jumala au. Mõtle, ta pandi kunagi toimima, olenemata sinust. See ei olnud sinu plaan. Kui sind ei oleks siia maailma sündinud, siis see asi oleks ikka olnud. Jumal lõi kõik puud, taimed vastavalt liikide järele seemeniga ja mõtle mitmeid aastaid ja kogu aeg. Eestimaa kohta on öeldud, et kuigi väga palju lõigatakse praegu metsa, ometi nad ütlevad, et nii palju metsa ei ole Eestimaal ennem varem olnud, me olime palju lagedam maa, kui on praegu. Aga mul on ikkagi kahju, kui metsa maa võetakse. Olete juba, jah? Okay. Niuksed kohad võib-olla on, jah? Nii et tuletame meelde, eelmine nädal me tähistasime siin alles hiljuti 4 pühipäeva, aga täna on siis 4 pühipäev ja koguduse asutamise päev, siis alustati kogudust. Mõtleme ikka, et kui midagi alustatakse, siis fanfaaride ja suure oligi. Väga palju rahvast oli, kui Peetrus ütlustas. Aga neid, kellega Jeesus tööd alustas, ainult 12 ja 1 nendest oli ka reetur. On ju? Ja kui sa mõtled, mitu 1000 aastat see asi on edasi läinud. Mulle tundub ka, et Jeesus pani nagu seemne tööle. Ja see hakkas tööle. Oled sa kunagi niimoodi mõelnud, et sina oled seeme Jumala jaoks? Noh, mõtle, ta saab sinust midagi kasvatada, teha, kui sind saab panna tema mulda. Me räägime kõik, et me oleme uuesti sündinud Jeesuses Kristuses. Tähendab, me oleme justkui uuesti kuskil istutatud. Ja vaata, kui on ristimine, siis me tegelikult ristime surmasse üles tõusmisesse, eks ole ju. Et sa surid ära see vana mina ja tõstame sind ülesse. Aga nüüd, kas see, kui me teeme seda vee alla kastmisega, vaata täpselt nii, nagu sa võtad vahest mõne purgi, ja tahad selle vett, sa kasvatad täiesti purgi vee alla.
muidugi sa võid mõõdukalt, aga sa vajutad, et see saab täis seda vett, eks ju. Sest kui sa jätad, minul on tihti, et ma lähen basseini alt ja mul on üks niisugune kopsik, et pärast jalgu pesta, ma alati võtan ennem vett täis, et siis pärast, kui ma autoni lähen, siis ma loputan sellega oma jalad ära liivast. Kui isegi mul kingad jalas, siis ma ikkagi loputasin need ära. Aga kui sa tahad vett, siis sa pead kuidagi suruma ja täpselt samamoodi täiesti sind kasteti selle sisse. Kõik käed, jalad, kõik nägu, kõik kasteti sellesse. Sa käisid sellest läbi. Ja Jumal ka, kui tuleb sinu ellu nagu seeme, siis see ei ole nii, et ta seal kuskil sinu südames teeb tööd ja ta üldse ei huvita, kuidas sinu käed, jalad, kuidas su neerud töötavad. Tead, Jumal võtab sind kui tervikut ja meie kogudus on ka just nimelt asutatud 4 pühaaegu. Nüüd ma küsin teie käest, kas meie kogudusega, kes me alustasime ja kes pärast seda ruttu liitusid, kas see oli meie suur planeeringu väga läbimõeldud tegevus? Ei olnud, eks? Aga vaata, kuidas ta läks täppi. Ta läks täpselt sinna 4 pühaaega. Kogudus asutame, ütleme, meil on nii eriline aeg, millal meie kogudus. 21. mai meie kogudus asutati. 32 aastat tagasi. Ja me ütleme, palju siin oli meie ponnistamist. Aga me olime kui isikutena Jumalast huvitatud. Ja siis ta tegi meiega. Hakkab tegema midagi. Ma just tahtsin tsiteerida selle koguduse mõtet ja seda koguduse ilusat olemust Efesuse kirja 4. peatüki 16. salmiga. Temas on kogu ihu liidetud kokku. Kelles siis? Jeesuses, eks ju. Tema ja isa planeerisid seda koos. Neil oli seal püha vaim juba too aeg. Oli olemas kõik, aga siis tuli Jeesus, saadeti maa peale, nüüd pärast Jeesus saadeti püha vaim. Niisiis, nemad olid 3 seal kõik ühel nõul ja niimoodi see sündis, et kogu ihu liidetakse kokku ja hoitakse koos 11 toetavate liikmete abil. Mina toetan sind, sina toetad oma tulemisega mind. Täpselt samamoodi, kui täna oli ülistus, me teame küll, et me ülistame Jumalat ju, eks, siin, selleks me tulemegi kokku, me kiidame Jumalat, aga keegi justkui peab, juhtima seda asja otsast. Kui see iga kord me juhuse oleks jääb, siis ma arvan, et vahest oleks meil siin niisugune uutuuris, puukuuris. Et me tõesti tahaks teha hästi, kui me Jumala teeme, tahame teha hästi. Ja siis me ütleme, et kõik see ihu on kokku liidetud 11 liikmetega ja igaühel on ülesanne. Ja ma tsiteerin nüüd täpselt seda kirja. Temas on kogu ihu liidetud kokku, hoitakse koos kõigi 11 toetavate liikmete abil, nii nagu iga üksik liikme ülesanne. Sel viisil saab ihu kasvu jõu iseenese ülesehitamiseks armastuses. Nii et see, mis meid siin kokku liidab, ma usun, et kui me tulime nagu Jeesuse armastusega siia, aga siis me õppisime 11 armastama. Vahepeal me kraapisime 11. Aga ikkagi, kuna me teame, mis sõna ütleb, siis me ületame neid olukordi, me muutume. Nüüd, mis alguses tundusid nii kraapivad, nüüd ei pane tähelegi neid asju enam. Võtad, sest me kõik muutume. Isa, ma tahan sinu ees seista ja paluda praegu. Igavene kolmainu Jumal. Täna on siis see kolmainu püha ja kuigi ta on igal ajal meil see kolmainu olemas, siis ometigi on see tänane pühapäev just sellele pühendatud. Jumal, sina oled meid loonud, lunastanud ja pühitsenud. Valgusta meid nii, et me sinu olemuse saladuse ära tunneme. Ja oma usus kindlamaks saame. Kui me sind sinu kirkuses palgest ükskord näeme, kes sa oled isa ja kes sa oled poeg ja kes sa oled püha vaim. Üks tõeline Jumal, elad ja valitsed igavesest ajast igavesti. Jeesus ütles sõnad, nõnda nagu isa on armastanud mind, olen minagi armastanud teid, jääge minu armastusse. Jõudsin jälle sinna armastuseni välja. Armastus on Jumala silmis ja ja kui me mõtleme praegu seda aega, eks ole, et kui Jeesus löödi ristile, siis ta ütleb, et
ta läks armastuse pärast. Meie pärast läks sinna ristile, et meid lunastada. Kummaline armastus on ju. Kohati alandlik, allaheitlik. Ja tahaks kinnitada, nagu me siin ikka vahel kinnitame, et küll on tore. Kuidas me seda kõike teaksime, kui meil ei oleks Jumala sõna? Kui oleks nii, nagu vanasti oli templis ainult üks rull raamat, mida käidi lugemas, aga meil on imeline armuajastu, meil on igaühel oma piibel. Ma olen see, mis selles on öeldud. Ma olen. See piibel. Ma oman seda, mis selles on öeldud. Ma oman. Ma suudan seda, mis selles on öeldud. Ma suudan. Ja nüüd ma kuulutan julgelt. Mu teadvus on valmis. Mu süda on avatud vastu võtma. Laitmatut, muutumatut, igavesti elavat seemet jälle seemet, Jumala sõna. Ja see muudab minu elu igavesti Jeesuse Kristuse nimel. Amen. Eelmine kord rääkisime, mäletate, lõikusest ja sellepärast ma olen täna ka siin seemnet juba välja noppinud ja seemnet teid seemne peale mõtlema pannud. Nii et siis külvamisele järgneb alati lõikus. See on Jumala enda printsiip ja enamusele meile ma võin sulle öelda, see seadus eriti ei meeldi. Vahel see seadus, et sa pead külvama, natuke pressib siin, näpistab, torgib ja tead, siia tulevad nüüd mingid asjad. Kui on haigusi, kui sinu elus on tragöödiaid, kui on sinul olnud mingid valud või on ka sinu, nagu meie oleme pärit ühest teatud ajast, meil oli see, siis on natuke niisugune pärsitud näljase lapsepõlve sündroom, võib-olla kellelgi väga vaesed ajad olid. Me usume tegelikult kõige selle sees, mis iganes on meiega juhtunud. Ei ole nii, et Jumal ütleb, vaata, ma olen kuulnud, et võib-olla sina oled ka kuulnud, oi, ma pean saama pühaks ja heaks ja puhtaks ja vot siis ma tulen Jumala ette. Kuule, kuidas sa saad ennast ise pühaks teha? Kuidas sa saad ise ennast puhtaks teha? Kuidas sa saad ise ennast õigeks teha? Kuidas sa saad ise ennast terveks teha? Isegi kui sa topiksid nagu kihil ennast tablette täis, siis sina ei oska nende koos mõju eristada. Nii et tead, vahel mina vähemalt olen niimoodi tundnud, et isegi kui ma olen kristlan olnud ja ma olen hoidnud kinni Jumala sõnast, ma olen palvetanud, ma olen annetanud, ma olen külvanud ja siis ma tunnen, et nagu ei toimiks või. Sinuga ei ole niisugust asja olnud. Minul on olnud, ma ei tea, kuidas teie tunnete. No mina tunnen vahel, et ühesõnaga, et ma teen omast arust nii püüdlikult, aga ma nagu ootaks midagi muud ja seda muud ei tule. Ma tahaks nagu kohe lõikus saada, tegelikult on põhjus selles. Lõigata tahaks, vilja tahaks saada, inimesi tuleks massiliselt siia. Aga Jumal on öelnud meile, et teie ustavuse peale tulevad paljud. Ja just see sama asi, et meie ülesanne on praegu mitte mõelda, et tulevad paljud, sest mina ei ole kõige oma karisma ja oma massiga, ma ei ole suutnud siia lükata neid inimesi, mis iganes. Aga Jumal ütleb, tulevad. Ma ei tea, kust nad siis tulevad, meil nii veel uksi pole tulnud. Aga vaat selles ongi see Jumala imeline töö. Terve need ajad, terve see aeg, kui me oleme Jumalaga koos kõndinud, me oleme mida teinud? Kas sina oled sõna külvanud oma lähedastesse, tuttavatesse, töökaaslastesse? Olete rääkinud Jumalast? Vastake mulle palun. Olete rääkinud või? Veidi oled, oled kokkuhoidlik olnud. No siis on ka lõikus, ma kujutan ette, võib-olla kokkuhoidlik või kasin. Nii et siis tegelikult ma väga usun sellesse, et kui me midagi jätame nagu tegemata, oi, nüüd ma sain teada, vaata 3 kuud tagasi ma seda ei teadnud. Tead, kas Jumala printsiibid ei toimi? Toimivad ikka. Ma võin jääda sinna Jumala printsiipide hammasrataste vahele ka vahest kinni, aga Jumal ütleb, ta on armuline, halastav, helde. Nii et vaata, me ütleme, oi, mul see käsk, no ma seda ei ole veel selgeks saanud, mul võtab selle õppimine veel aega. Ja ometi ta ütleb, ma olen armuline, halastav, helde.
nii et kui sina palud, oled sa kuulnud seda, Jumal ütleb, kui sina palud minu poole, siis mina kuulen sind. Ja siis vahel me palume nii, et me ütleme Jumalale, kuidas ta seda, mida ma tahan, mulle peaks tegema. Saad sa minu mõttest aru? Et ühesõnaga, Jumal, ma tahaks seda, aga see, kuidas sa mulle seda annad, tee nii, nagu mina sulle ütlen. Mine Jumal, räägi minu mehega, siis kui ta saab aru, et ta nüüd sinu väe läbi terveks on, siis ta tuleb Jumala juurde. Ja tegelikult tal ei ole mitte mingit hirmu terveks teha täiesti maailma inimesed. Ja need maailma inimesed võivad tulla Jumalale, ei tule. Jumalale ei ole selles mõttes kitsi, oi see seeme läks nüüd kaduma. Ei läinud. Jumal ütleb, et ma proovin oma armuga, heldusega teid kõiki tõmmata enda lähedale, aga kui sageli meie ütleme, ma ei tea, kas ma olen öelnud, aga täna on õige aeg kõigil see läbi katsuda oma sees. Tule Jumala juurde, siis sa terveks. Tule Jumala juurde, siis sa jätad joomise maha. Tule Jumalale siis juurde, siis su jalad saavad ühe pikkuseks. Võib-olla mõnil on, ei ole ühe pikkused. Ja, ei, no ma räägin, aga mõnel on märkimisväärselt näha. See, ma ei räägi sellist, et see mida ei ole. Ma räägin, et mõnel on tõesti ja ma olen ise näinud teenistusel, kuidas inimese jalad kasvasid ühe pikkuseks. Nii et selle koha pealt need on imed, mida Jumal on teinud. Aga see ei ole see koht. Me ütleme, tule. Me peaksime ütlema, tule, võta Jumal vastu. Õpi Jumalat tundma. Ja teate, Jumal on omane. Anda meile heldelt kingitusi. Ja ma mõtlen, et võiks rohkem jagada neid kingitusi. Võiks kohe lihtsamalt kätte saada need asjad. Ja siis ma jälle teistpidi saan vahel väga aru, et kui tänulik ma olen mingi asja koha pealt, milles on nii palju aega mööda läinud. Ja mulle tundub, et Jumal on hoopis teistsugused tõekspidamised kui minul. Mina tahaks ruttu asju korda saada, sest mina olen see aktsiaselts. Minul on see komissar tahab ruttu asjad korda saada, korraldame asjad korras. Aga Jumal ootab sisemist kvaliteeti, meie muutumist, meie meelsuse muutumist. Tema ei tee tööd täna ja praegu jaoks ainult. Tema teeb tööd igavese aja jaoks, ka selle jaoks, kui me ükskord valitseme seal. Nii et ta õpetab meid iga päev. Ja kui täna siin seistes, siis me ütleme, et ma usun sellesse tervenemisse, ma usun Jumala abisse, ma usun, et Jumal julgustab. Ja kui meil oli siin palvekoosolek, siis me palvetasime just sisemist tervenemist meie hingehaavadele ja ma adusin kuidagi omas mõttes, et võib-olla kõik me ei saanudki nii täpselt aru, mida täpselt Jumala vaim teeb, aga minul oli tohutu tugev tung oma kogudusega seda väga kiiresti jagada. Et ma mõnda asja ma pudrutan ja töötan mitu korda läbi, aga seekord oli see niisugune pooltoores asi, ma olin ise seda võib-olla niimoodi paar päeva selle sees ujunud ja ma kohe teadsin, et ma pean palvekoosolekul selle tooma. Ja kui ma seda jutlust ette valmistasin, siis tegelikult, kas sa tead, mis tookord juhtus? No sa olid kohal. Kas sa oskad öelda, et sa oskad nüüd midagi muutus siis? Ei saa aru, eks ole, ei tea. Nii, aga kunagi, kui me seal oleme, sest tihti mõni inimene on tulnud, tuleb sinu juurde, ütleb, tead, see, mida sa mulle ütlesid tookord, need 2 sõna, see muutis minu elu. Ja ka tihti on see, et Jumal hakkab kuskilt tööd tegema ja me ei pruugi seda üldse märgata, mismoodi see protsess käib. Nii, me keeldume vahest mõistmaks seda, kuidas kuningriik töötab. Ja mis on siis tema lõikus? Mul on sulle täna 2 saladust anda. Matteuse 25. peatükis on lugu talentidest. Oled seda lugu kuulnud, seda on nii palju loetud. Ja kui sul on piibel, võta lahti järgi, tule muga niimoodi kaasa, et ma kontrolli mind, et ma räägiksin õigeid sõnu. Seal räägitakse talentidest ja räägitakse, Jeesus räägib, see on tähendamissõda, mida rääkis Jeesus, aga ta räägib justkui kellegi teisest inimesest, ta räägib mehest, kes läks oma kodust ära ja jättis oma raha ja varanduse kõik teiste hooleks. Tal oli seal sulased ja siis ütleb, nii, sulased, tulge, ma annan teile täna palka. Sulle annan tead 1
no talendid on nagu väikesed numbrid, ühele annab 5 ja teisele annab 2 ja siis läheb minema, lihtsalt jätab kõik niimoodi ja läheb minema. Ja nüüd mida nad teevad? Mida nad nende talentidega? Ütleme, talent võib olla raha, talent võib olla mõni and, mis sul on antud, talent võib olla sul anti kinnisvara, mis iganes. Ja nüüd mida ta loodab? Ta loodab, mis sa sellega teed? Hästi hoiaksid või? Ei, investeeriks. Just täpselt, et ma sellega midagi teeksin. Sul on and laulda, Marie, sa pead väga hästi viisi, võib-olla paari kuu pärast, augustikuus, tuled sina ja võtad minu asemel mikrofoni, kui Kristi ei tuleks, ole? Miks mitte? Aga selleks ei saa lihtsalt tulla ja laulda seda ainukest laulu, mida mina olen sinu suust kuulnud, see, mida ma kooli laval kuulsin. Seda laulu sa võid siin laulda, aga ülistuslaulu puhul sa pead tulema proovi ja need laulud selgeks õppima. Siis te ütleme, jumal, tee nüüd minu kohta iseenesest kõik. Ei, tuleb midagi, nüüd need samad mehed ka, kes said, neil oli palgapäev. Nüüd võta see palk ja mis ma selle palgaga teen? Ei, mina ei anna, see on minu oma. Mitte mingit investeerimist siin ei tule. Mina ei jaga oma palka mitte kellegagi. Minu oma. Aga tegelikult Jumala printsiip on see, et ta sulle annab ja selle sama palga, mis sa saad, sealt samast palgast sa investeerid. Üks osa. Te teate, milline osa läheb Jumalale. Ja tegelikult see on jumalik printsiip. Ja kui me nüüd mõtleme, et ma olen juba 3 nädalat usus olnud, ma olen 3 nädalat juba annetust toonud, kui ma 3 nädalat olen kirikus käinud, nüüd tahaks kohe lõikust ka saada. Aga seal, ma isegi ei mäleta praegu, ma lugesin, et paljud ütleb, kaua see peremees ära oli, võib-olla ei olnud isegi. Mina arvan, et head kutid, mina arvan, et väga töökad, kellele ta usaldas oma kodu ja vara ja kõik. Nad töötasid ustavalt ja siis kõlab niuke tead, peremees tuli tagasi. Ja mis ta siis küsib teie käest? Kuidas sa külvasid, kuidas sa küntsid, kuidas sa sellega, palju teenisid? Ta küsib seda kohe, sa tead see printsiip. Me räägime lõikustest ja külvist ja seemnetest. Tegelikult Jumal, ma ütleks lausa siukse peale, et Jumal on nagu seemne Jumal. Ta otsib seemneid ja aitab sellel külvil kasvada. Nii, üks arvas, sa oled igavene kuri mees, ma peitsin, ma annan sulle selle sama tagasi. Ta ütles, sa oled õudselt laisk sulane. Aga teisele, ühel oli 2 talenti, teenis sama palju juurde, teisel oli 5 ja mõlemile ta ütles, sa oled hea ja ustav sulane, tule minu rõõmu peole. Kui me täna ülistasime, siis see, ma kuidagi tean, et see läks mu jutlusega kokku, et see oli nagu rõõmustuse meloodia, mida sa said Jumala käest. Rõõmustage, sest tihti me ütleme, et me oleme kriisides, me oleme raskustes, ma ei ole teatud pale vastuseid saanud. Tead, ära kontsentreeru nii väga sellele, mida sa pole saanud. Kontsentreeru sellele, et stopp, tuletan sulle meelde. Lõikus on uus põld külvamiseks. Nii, sina mõtled nüüd praegu kohe raha peale, aga mina toon sulle natuke teisi näiteid. Kui sul on lapsed, kui sa oled abielus, kas seal ei pea külvama? Annad abikaasale, ma olen nii õivatud, annan 3 sulle. Katsu ise hakkama saada. Las meie suhe areneb, ma ju külvasin, võta! Okei, ma olen 5. Areneb meie, kas meie areneb? Oled sa kunagi kogenud seda, et vistad lapsele 5 pihku ja tohutult suhe läheb heaks? Tead, ta unustab selle, kui see 5 on kulutatud, on unustatud see suur õnnistus, mis sa talle andsid. Läinud. Aga millesse me külvame, investeerime? Suhe. Me veedame koos aega. Tihti isad ütlevad, mul pole aega. Poiss tuleb koju, ütleb, isa, tead, koolis kuulsin, poisid rääkisid, räägi mulle seksist. Poiss, tead, ma panen sulle praegu, mine võta ja õpi parem selle asemel. Kuidas me surume kinni selle? Ta oleks pidanud rääkima oma lapsega. Kui ta kuuleb seda oma isa käest, mees mehele räägib. Niisuguste sõnadega on üks teismeline poiss vajab seda. Kui mina investeerin sinna oma poega või tütresse, isa, kuule, lähme kalale, nii tore on sinuga, sa ikka vahest räägid nii pulle lugusid. Ei, ütleme, et on kristlased, mine loe parem piiblit. Mul ei ole aega. Aeg tuleb
investeerida. Me oleme 32 aastat oma aega investeerinud siia sellesse kogudusse. Ja me ei näe kõike, mis Jumal on siin teinud. Me ei näe. Aga ma võin hakata, kui ma hakkan lugema, mis me kõik ära oleme teinud ja kuidas meid on Jumal inspireerinud ja mismoodi kõik suusahüppemäel palvetatud ja suusahüppemäe all palvetatud ja sofarid puhutud ja terve Palivere läbi kõnnitud ja kuulutatud Jumala kuningriigi laienemist, õnnistanud kõiki hooneid siin Paliveres. Noh, ma ei lähe teiste käest küsima, mis te tegite. Ma tean, mis me tegime. Me ütleme, no praegu ei paista midagi välja ju. Tead, kui ma olen nii tubli olnud, hoolitsenud oma vanemate eest, õppinud, otsin töö. Nüüd ma olen midagi veel, ma kohe küsin, palun mulle nüüd üks õnnelik perekond. Nii, nüüd sa abiellud. Ja siis sa ütled, nii, ma olen piisavalt juba panustanud, ma olen õppinud, ma olen vanemate eest hästi ootanud, sest Jumala sõna ütleb ju seda, eks ju. Austage oma vanemaid ja ma olen seda kõike teinud ja siis nüüd ma sain tööd ja nüüd abiellun, nüüd ma tahan juba külvata. Aga tead, kallikene pean sulle meeld. Võib-olla, ma ei tea, kas ma kurvastan sind sellega või mitte. Aga tead, kui sa hakkad abiellud, siis sa pead hakkama külvama rohkem. Sest nüüd sa külvad 2 eest. Ma mõtlen, ega muidu Paulus ei olnud, kuule, kui sa oled vallaline, siis teeni Jumalat aga kui sa oled abielus, siis sa teenid naist ja veel Jumalat ka, eks ole. Kui Jumalat ei saad kuskilt ära võtta, kui ma juba Jumala vastu võtnud. Nii et võt niimoodi isegi. Siis tuled lapsed, siis teenid Jumalat, naist, lapsi. ja tegelikult sinu süda, Jumal on nii mõelnud, külva seemet, külva. Vaat see on Jumala kuningriigi saladus. Nii, ja teate, kui teile sünnib perre laps. Oi, missugune armas, oi, kui ilus, aga need kakamähmed pead sina ära pesema, nii suur õnnistus. On ju? Aga selle kõigega, milles sa kasvad ja mille eest sa nagu külvad, see on alati, lõikus on see, et sa lõikad ja hakkad taas külvama. Ei ole ju midagi hämmastavat, eks? Aga mina tean, ja ma arvan, sinul on ka see sama kogemus, ma väga sageli tahaks kohe hakata lõikama. Ma juba natuke olen ju midagi teinud. Aga ma ütlen sulle, Jumal on taimed ka niimoodi loonud, et mõni seeme idaneb palju kauem kui teine. Mõni lill isegi, väike lill, mis kasvab, ütleme teatud päevad. Ma külvasin omale aprillikuus kummelit. Ja alles nüüd on mai lõpp, alles nüüd on väikesed otsakesed väljas. Ma mõtlesin, et see ei lähegi idanema. Siis me külvasime kartulit ja vaatame, kõrval peenra peal juba tead, teistel juba tead sa kartulit väljas. Aga meil tühi maa, pärast selgus. Meil ei olnud see varane kartuliseeme. Meil oli see hiline kartuliseeme. Ja me ootame varas välja tulekut. Ei tulnud. Huvitav, peaks välja nokkima. Vaata, nagu öeldakse, ma tean, et üks mees ütles, et ta ei ole linna inimene aga kuna tal on oma maja, siis ta mõtles, et ma panen ka kartuli maha. Ja siis ta ütleb, tead, kui põnev oli, näed, tulevad kasvud, teised kõnnivad mööda, kus sul on ikka kartuli pealsed? Ja kas seal all ka midagi on? No ma ei tea, kas tohib minna vaatama või? No keegi tark ütleb, kuna tema tegi esimest korda, mis sest, et ta oli juba keskjälle mees ja siis ütleb, ei, ennem kui ära pole õitsenud, siis ei tohi torkida sinna. Kui ta siis ükskord läks vaatama, ta ütles, et mõtle, sellest ühest 10 kartulit oli seal all. Kui põnev on see, et kui midagi idaneb ja midagi kasvab. Ja täpselt niimoodi ka. Nii, ja nüüd ma tahan sulle öelda, et saladus number 2, Markuse 4:26. Võta lahti ja loe keegi see. Ma olin nii mugav, et ma ei trükkinud seda endale siit välja. Nii, ma ütlen sulle, pealkiri on see, et see teine saladus, et Jumal töötab ja tegutseb seemnega. Kes leidis, saab lugeda? Markuse 4:26. Jeesus ütles, nõnda on Jumala riik, nagu inimene viskab seemne maa peale ning heidab magama ja ärkab üles öösel ja päeval
ning seeme tärkab ja loob pea nõnda, et inimene ei tea, kuidas. Kas ei ole hämmastav? Me oleme rääkinud kolmas teenistus, ma juba nimetan seda kirja kohta, koguja 11.1. Viska oma leib vee peale. Kui sa Jumala sõna külvad, kas sa tead, kellele see leib täpselt suhu satub? Mul on inimesed helistanud ja öelnud, et küll on tore, et sa teed ülekandeid, et ma olen seal kuskil kaugel maal ja sa oled nii õnnistuseks mulle. Ma ei tea, kellele see leib läheb. Ma panen ta vee peale, sest siis, kui koroona aeg oli, siis Jumal ütles, et ma peaks hakkama ülekandeid tegema. Ei ole siiamaani ära lõpetanud, koroona ammu läinud, aga see on ikka õnnistuseks osadele. Niisiis, nüüd Jumal töötab nii, et see, mida sa külvad, saaks hämmastaval kombel kasvada üles. Kas see ei ole imelik printsiip? Nagu ma ütlesin, kartul, seesama vili, kas hoopis teistmoodi. Viljal on juured. Kartul kasvatab alla, eks ole. Seal mingi aja pärast saad minna mullasest piiluma. Ussa poiss, täitsa palju pisikesi kartut kasvab suureks, pane mulda uuesti peale. Aga vili loob pead. Ja siis mingi aja pärast tuleb seemne tops üles poole. No minu meelest Jumal on ikka täiega lustinud, kuidas seeme peab külvatud saama. Ja kui sina mõtled, mina ei tea, kas mina olen üldse elus mingit seemet kandnud või midagi, kuule, mõtle natuke, kuidas üks puu kasvab, kui kaua ta kasvab. Ja kui mõnikord mul on seal, kui ma ujumas käin, mul on üks männipuu täpselt mu auto taga, kus ma pargin ja ma näen, et sellest männist on vist 77 korda üle sõidetud. Minu jaoks on ta nüüd see puu iga kord, kui mul natuke vett üle jääb, tüki väike jändrikene ja pool viltu niimoodi. Ma ei tea, kas see on mu katse eksitusmeetod, aga iga kord, kui mul see jalgade pesemisest vett üle jääb, ma panen sinna männile ikka ka. Ja siis ma vaatan, tal on mingid haigused küljes, sest tal on mingid seened, niisugused punased, kui vihmane päev on, siis eriti on neid näha, ergud kohe niisugused. Ja siis teine päev, siis no kui kuivilm, siis seda nii väga näha ei ole. Nii et tal juba väiksed probleemid selle pisikesel männil. Aga näed, Jumal millegi pärast, ma ei tea, kas see on nüüd, no ma toon näite, ütleme, mitte keegi ei too mitte midagi sellele, kellegi, ütleme, vana inimene elab üksinda. Ja Jumal äkki kellegile kõnetab, mine küsi. Ja siis see valmistab ju nii palju rõõmu sellele, kelle juurde sa lähed. Ja kõnetad ja näiteks viitale kus suppi natukene. Ma toon nüüd ühe selle printsiibi, kuidas Jumala saladus töötab. Esimese Moosese 1.11 ütleb Jumal, ma lõin, mida ta lõi? Seemned ja panin need kasvama, iga üks oma liikidele. 22 salm ta ütleb, ja loomad paljunege, kalad, linnud paljunege. Aga nende seeme on hoopis erinevalt, eks ju? Apostlite 5. peatükist, ma kohe tuletan meelde, aga sa võid selle lahti võtta, on lugu sellest, kuidas oli Ananias ja Safira, üks abielupaar. Tuleb tuttav ette see lugu, seda on nii palju räägitud, sina oled kindlasti ka seda lugenud. Aga ma tahan öelda, et ma esimest korda nagu lugedes märkasin Jumala külvi ja lõikuse printsiipi selles. Milline on Jumala külvi ja lõikuse printsiip? Ja see on see, et nad müüsid maha oma maa ja tulid koguduse ette, ütlesid, see on nüüd kõik raha, mis me saime selle maa eest, me toome selle koguduse. Ma ei tea, ma mõtlesin selle peale, et kas see oli tookord niisugune aeg, kas see oli nii väga et tuua apostlite ette kõik see, mis ma olen saanud, mina arvan, et nad tahtsid näidata, mis nad teevad, et näidata, et varsti hakata nägema, millist lõikust ma näen, sest ma tõin selle kogudusse, ma tõin selle ju koguduse ette, eks ju. Kuigi seal oli pastoriks oli Peetrus ja Peetrus ütleb niimoodi, ja Piibel räägib ilusti, nad olid naisega kokku leppinud, et nad osa raha kõrvaldavad. Ja siis Peetrus küsib, kuigi sellest juttu ei olnud. Aga ma arvan, et kui üks maatüki müümine on, Moonika on siin ostnud suuri maid ja tema teab, maatüki müümine ei ole selline asi, mille kohta see on natukene natuke näpu otsaga. Tead, jäi palgast üle, teadsin 100 eurot, võssin omale, ma ostsin maa ja maja.
no ei ole ju, isegi kõige viletsam maja, mis selle maa peal, sellel on hind, maal eriti on hind. Ja nüüd, kui sa saad selle maa või selle maja ja kui sa selle ära müüd, siis tegelikult, kus ma viin? Ma viin selle koguduse, ma annan kõik apostlitele jalgad ette, sest ma arvan, et nad, aga millegi pärast, sest Peetrus ütleb, miks on kurat su südamesse pugenud? Miks sa valetad? Tead, sa valetad pühale vaimule. Miks see oli sinu oma siis, kui see maa oli sinu oma, oli ta sinu meelevallas? Ta ütleb meelevallas. Ja kui sa selle ära müüsid ja see raha said sina, siis ta oli ka sinu meelevallas, sinu valitsuse võimu all. Ja nüüd sa tuled ja valetad ja ütled, et see on kogu raha. Ütlen siis, et osa paningi ära, see on ainult osa. Miks sa pead valetama? Ja vaata, see oli, ta ütles, et ta valetas pühale vaimule. Ja siis tuleb 3 tunni pärast ta naine samasse olukorda, kui nad teadnudki, et ta mees oli surnud ja linadesse juba keeratud. Ütleb, ja Peetrus küsib, kas see on kogu raha, mis te selle eest saite? Aga ma mõtlen seda Ananiast, kes juba ära oli surnud. Kui vaata, kui keegi tuleb minu juurde ja küsib, kuule, kas see on sul kogu raha või? Ta paneb ju maa eest ju korraliku summa lauale, eks ju? See on ju kena kopikas. Ja siis ta ütleb, kuule, ära ole nõme. Mis sa veel valid? Ma annan sulle kena korra ja sa veel nagu tingid või ütled, kas see pole kõik, kas see on kõik või? Kuule, mis ebaviisakas käitumine. Aga vaat siin on jälle see, miks me justkui tahame paremad olla. Ja siis me toime ju suure summa, eks oli, see suur summa meie meelest oli ikka nii vägev asi, et panen talle veel ühe sildi, et ta on kõik, mis mul on. Vaat siis on alles vägev. Aga ma usun, et Jumal ei vaata selle peal. No toon ühe näite veel. Nii, keegi tuleb ja tead, mul kitsas käes toob mul kana. Ja paneme niipidi hoopis selle mängu tööle. Meie arvates on Jumal, kes kogu midagi vajab, et talle kogu anda midagi. Me peame kogu midagi talle andma. Annab talle kana. Ja siis ta ragistab selle kana ära ja siis pärast tuleb välja see kana, mis ma talle andsin. See oli minu sealt kanalast. Aga vahet ei ole, kus kanalast ta oli. Kana on nii Jumala loodud, on ju? Ja Jumal ei vaja tegelikult sinu kana. Me ise mõtleme välja, et kui mina teen nii, siis Jumal annab mulle nii. Mina teen naa, siis me teeme ise omale külvi ja lõikuse seadused. Aga tegelikult meil endil tuleb olla ainult aus. Ka selles külvi ja lõikuse seadus, ma mäletan aegu, kui ma seda printsiipi õppisin, siis ma tean, et mul oli see mitte koroona, vaid see oli see euro vahetamise aeg. Ja ma käisin siis autokoolis, meie kogudus oli juba siis olemas ja ma tean, et mul ei olnud raha, et maksta 10. Sest mul läksid kõik täpselt olid välja minekusse. Ainult laste raha oli või selleks manööverdamiseks. Ja siis ma tean, et ma palvetasin. Jumal, õnnista mind nii, et ma saaksin 10 maksta. Sest iga kord, kui see asi oli, mul oli nii paha tunne. Mul oli tõesti paha tunne. Ja tead, nüüd on ajad tulnud. Esimene asi, kui mul sisse tuleb, ma üldse ei mõtle ka enam. 10% on nii normaalne asi kõigepealt Jumalale. Ja teate, ma ütlen, see ei ole minu oma, vaid see ongi Jumala oma. Ma ei ole midagi super asja ära teinud. Tead. Ma usun, et võib-olla 25 aastat on küll see ustavalt külvatud. Seal vahepeal oli õppimise aeg. Siis jäid, aga sest pole midagi. Tähtis ei ole. Mismoodi, kuidas? Tead, kõige tähtsam, ole aus. Selle sees ole aus. Sina õpid ju ka teatud asju. Nii et sa ja tead, ma võin öelda, et meil on siin koguduses proua, kes on koguduse algusest peale külvanud väga ustavalt. Minu meelest ta ei ole kunagi ära jätnud. Tal ei ole ka puudu mitte millestki. Aga selle kõige sees võiks juba Jumal talle kinkida täiesti uue auto, täiesti uue maja. Nii inimliku võrdumi järgi, eks ole. Aga mina ei tea, mis printsiibil Jumal töötab temaga. Ma ei tea, mis tema sees peab muutuma. Ma ei tea. Ja niimoodi meil on need kaalukausid. Aga nüüd ma lähen sinna Peetruse juurde tagasi ja kui ta ütles, et see oli ju Ananias ja Safira oma ka siis, kui see oli nende meelevallas.
et sa ei tohi Jumala püha vaimu kiusata. Sa ei saa Jumalale panna tingimusi. Jumala seeme on Jumala oma ja see peaks tooma Jumalale au. Aga Jumalal on üks printsiip. Jumal ütleb, ma annan alati, kes külvajale, ma annan alati seemet ja ma annan sööjale leiba. Jumal valvab selle, see on kirjas Jesajas, see on kirjas Korintuse kirjas, ta ütleb, et teil oleks. Nii et sa ei peaks minema kuskil, nagu ütleme, kui sa Jumala printsiip, jõud, mis töötab selle seemnega, me ütleme, et ma usaldan Jumalat, eks, ma usaldan Jumalat ja toon ühe näite siia. Meil on lapsed, no need lapsed on minu elu pool osast, ma olen õpetaja, lasteõpetaja olnud ja omal lapsed ja siis see näide lastega tundus mulle kuidagi jälle seesama, ma kasvatan oma lapsi, ma õpetan oma lapsi ja nüüd ma ütlen, et aga ma usaldan Jumalat. Mina ei räägi oma lastele Jumalast, aga ma palvetan, ma usaldan Jumalat. Aga alati saab rääkida lastele niimoodi, et see on nagu mingi olukorraga seotud, see on mingi kontekstiga seotud, et sa ei saa, nagu öeldakse, sa ei saa oma last surnuks rääkida. Ma olen näinud, kuidas teismelised poisid, no näed juba, kuidas uni tuleb peale, et absoluutselt ei kuule, mis sa räägid. Aga vaat, siin tuleb olla tark ja pole vahet, et nad ei, sa ei saa öelda, õudselt vastikud lapsed üldse ei kuule nüüd, kui ma neile rääkisin. Sa ei saa nii öelda. Sinu asi on armastuse edasi külvata. Nii, kui sa oled oma lastele külvanud, siis see seeme, mida sa oled külvanud, Jumal ütleb, ma kaitsen sinu lapsi. Ma kuulasin tunnistust ühelt pastorit, kes ütles, et tema on Ameerikas ja seal Ameerikas on need koolibussid. Teate küll, need kollased koolibussid, mida me filmides oleme näinud. Ja ta ütleb, et koolibussis, ma ei tea, kas ta poiss käib 9. klassis või, ütleb, et koolibussis võib sulle pakkuda kõike, võib pakkuda veipi, võidakse pakkuda sulle seksi, võidakse pakkuda sulle narkotsi, võidakse mida kõike seal koolis bussis pakkuda. Aga kuidas su laps reageerib sellele? Kui ta on kuulanud Jumala sõna, mida sina oled oma kodus rääkinud, siis sul on kindel lootus, et see Jumala sõna seeme teeb tööd tema sees ja tema oskab otsustada õigesti. Ja isegi kukkudes, juhtuvad need asjad. Näiteks mitmed pastorite pojad. Nad ütlevad, et nad isale ei ole, see ei ole alati nii, et ühesõnaga, et ei ole üldse aega olnud ja nad on läinud mis iganes, 15 aastat oli alkoholi ja narkootikumide sees ja siis nüüd on teenistuses ja nüüd on juba pastor ja siis me ütleme, oi, kõik on ju hästi, eks? Aga me käime vahest oma otsustega kuskilt olukordades läbi, nii et see külvi ja lõikuse seadus, need on printsiibid. Ma ei saa öelda, et ma lihtsalt usaldan Jumalat, et ma üldse ei räägi seda sõna oma lastele, eks? Nii et ma usun, et te saite mu jutust aru. Me külvame ka sõna, me külvame raha, me külvame aega, me külvame suhtlemist. Ja kui ütleme, oi, ta üldse ei taha kuulata, no räägi siis temaga midagi muud, ära räägi siis Jumala sõnast. Pane sinna näiteks mingi üks lause vahele. Mina tihti ütlen, vaata, piibel ütleb ka nii. Ja kõik ühe lause, ega ma ei ütle, et ma kõik õigemini teen, aga ma olen vahest leidnud, et niisuguse alternatiivi, et täitsa maailma inimesed ja siis ma viskan ikka see, piibel ütleb ka nii. Ja siis vahest ma vaatan, et täitsa tunnustav oli see lause. Nii, kui sa usaldad Jumalat, siis ma eeldan seda, et sa ka külvad. Nii, õnnelik elu on see, nii nagu me lugesime seemne kohta. Õnnelik on, sa heidad puhkama, ärkad ja sa ei tea, mis kuskil toimub, sa ei tea, milline seeme kasvab. Aga sa oled külvanud seemet oma lastesse, sa oled külvanud seemet oma suhtesse abikaasaga, sa oled külvanud seemet sõpradega suhtesse. Sa lähed magama, sa ei muretse, sest sa usaldad, et see sõna, millega sa elad, kuidas sa käitud selle sõna põhjal, et see teeb oma tööd. Sa oled nagu leib, mille sa oled vee peale visanud. Ja kuidas see töötab, kuidas see seeme töötab? Vahest ütleda, ma kaotasin tööd, mul ei ole mitte midagi. Tuletame meelde, 1. kuningate raamatus on niisugune koht, mis räägib ühest
Lesknaisest just. 17.9 hakkab see lugu, Esimese kuningate raamatu. Ja seal oli üks kriis ja nälg oli olnud seal maal. Ei olnud leiba, mitte midagi. Ja siis Jumal ütleb prohvet Eeliale, mine sinna Sareptasse, sulle tuleb vastu see lesknaine, ma olen talle juba rääkinud, et ta sulle leiba annaks. Eelia jõuab Sareptasse, vaat mõtle seda lauset, Jumal ütles, et ma rääkisin selle lesega, et ta sulle leiba annaks. Või mina, see lesknaine annab sulle. Aga teate seda lugu ju, eks? Ja kuidas see olukord tegelikult seal oli? Naine korjab puupilkaid ja teha oma viimast toitu, sest tal oli kruusitäis või tal oli natuke õli ja või peotäis jahu. See on kirjas, ma ei tea, kas selline peotäis, ma arvan, et selline peotäis. Peotäis jahu ja natuke õli kruusis. Ja ta korjab viimaseid pilpaid, et teha nüüd viimast korda sinna oma pliidi alla tuli ja sööme pojaga ja siis sureme ära. Täpselt niuke lugu. Ja nüüd see ütleb, kuule, mina olen siin, seal ei ole niimoodi kirjas, mina olen prohvet, kõigepealt mulle. Ei, ta ütleb küll, et ma olen, kuule, naine, too mulle juua. Ja naine, ma siis lähen toon sulle juua, vett mul ikka on, eks ole. Ja siis ta ütleb, kuule, kui sa tood mulle juua, too mulle süüa ka, too mulle leiba ka. Aga mul ei ole midagi kodus. Mul ei ole mitte midagi. Muud kui peotäis jahu ja natuke õli. Ta ütleb, too mulle. Too kõigepealt mulle. Vaata, kas ei ole see lõikuse ja külvi seadus? Selles väga kitsas olukorras, kus Sarepta lesk oli, võib-olla see on nagu räägib, et kõigepealt anna Jumalale mingi osa. Ma ei tea, mina sain sellest niimoodi aru seekord. Anna Jumalale. Ja ta ütleb, nüüd, kallis naine, ei lõppe jahu su vakast, ei lõppe õli ära, nii kaua, kuni ma annan vihma sellele paigale. Jumal on õnnistaja Jumal. Ta on helde ja ustav Jumal. Aga tihti on see, et me nagu oleme kurvad sellepärast, et me ei ole lõikust kätte saanud. Aga ma ei tea, mida Jumal sellega teeb, mida ma olen juba vee peale külvanud. Ma ei tea, millal see ühel päeval meile kätte tuleb. Võib-olla niisugune tunne, et võib-olla sa saad 60 õnnistust ühe nädalaga ja siis sa ütled, mida veel, ma ei jõua vastugi võtta neid õnnistusi. No siis valmista ennast, et kui sa oled täitnud Jumala printsiipe, kui sa oled külvanud, siis Jumala printsiip, ole õnnistus, kes kriisid ei ole üldse kristlaste jaoks tegelikult kriisid. Jumal on helde andja ja täna see on Jumala loomus sulle anda, jagada. Ja sa oled kindlasti neid lugusid, kui Paulus ütleb, et mul ei ole mitte midagi. Jumalal ei ole tegelikult inimlike kätega mitte midagi. Isegi oma templit. Ta ütles, kas sa tahad öelda, et ma elan seal templis või? Ma olen ju Jumal. Seal tema aujärg on seal taevas, jalajälg on. Aga me ehitame templit, me kummardame seal, siis Jumal külastab seal seda templit. Meie koguduses ka Jumal ei ela siin. Ta käib siin. Jalutab läbi vahest. Paulus ütleb väga selgelt, et tema annab hingamise. Ma vaatan oma konspekti siis. Nüüd ma tahaks sinuga jõuda Koguja raamatusse ja te teate, et oli üks kuningas Saalomon, Taaveti poeg ja Koguja raamatus 3. peatükk. Võta see täitsa lahti, kui sul on võimalik. See on nagu nii tore võrdpilt sellest, et kuidas meie arvame, kuidas Jumal peaks tegutsema. Aga ta ei tegutse nii, nagu meie arvame, et ta peaks tegutsema. Aga teate, ta tegutseb. Ja peale selle Jumal sõna ütleb väga selgelt. Ta on helde, ta on armuline, ta on ustav ja tema käes on ajad. Nii nagu tunnistus ühelt noorelt mehelt, kes nüüd on juba üle 50 ja siis ta ütles, et tema, kui ta tuli Jumala juurde, siis ta hakkas palvetama Jumala poole sellepärast, et alguses nad elasid
kommunaalkorteris. Noh, meil olid ka veel, ma tean sel ajal, kui mina olin laps, siis osad inimesed elasid kommunaalkorterites. Neil oli mitmete korterite peale, koridori peal oli üks köök ja kui ma ühikas olin, siis ühikas toimus täpselt seesama. Ühikas oli see printsiip alles. Köök oli tehtud terve koridori peale üks köök, kus oli ja seal olid siis söögi tegemine ja tualett oli meil ka ühine, nii et tuba oli siis selleks elamiseks. Vot niimoodi kommunaal. Ja siis ma tean, et see pastor palvetas, siis ta ei olnud veel pastor, et saaks ma ometi oma korteri. Nii, aga see võttis aega. Ta oli siis 27 aastane, kui ta seda palvetas. Nüüd, siis ta jõudis kommunaalkorterist 2 toalisest, siis ta jõudis 2 toalisest 4 toalisest ja nüüd ta elab oma majas. Aga nüüd ta on 53 aastat vana. Nii et me ütleme, aga midagi Jumal selle aja jooksul õpetab meile. Teda huvitab hoopis rohkem see, kuidas me teda usaldame. Tegelikult õpetab, ta tahab sulle täna öelda, ma tahan, et sa lubaksid mulle näidata, kuidas ma sind armastan. Ta tahab sulle õpetada oma armastust. Ja ütle talle, kuidas ta peab sind armastama. Ta ütleb, ma armastan sind jäägitult. Mul ei ole vaja sinu kana. Ma saan hakkama selle, et mina olen selle kana loonud, sa ei pea mulle seda kana andma. Aga täida seda printsiipi, nagu me ütleme, me toome oma ohvri kogudusse, me toome 10. Täida seda printsiipi, sest külvi ja lõikuse seadus on selline, et kui sa seemne paned, siis sa saad. Nii lihtne see ongi. Nii, aga nüüd seesama, igal asjal on oma aeg. Ja kui ma räägin sulle täna, mis minu pealkiri on, siis tabada asja uut aega. Ja selle pealkirja mõtte ma võtsingi, igal ajal on oma aeg. Igal asjal on oma aeg. Ja kui ma mõtlesin, et me praegu räägime sellest uuest ajast, siis oleks tore, kui me tabaksime ära selle asja, mille sees me oleme ja selle aja. Tead, et kõik aeg on Jumala käest, on ju? Aga vahel me ütleme, et oi, nii ilus aeg oli. Ma mäletan, mul tuleb, vahest ma mõtlen, et kui siin oli Katriin lõpetas lasteaia, oi, kõik uued tädi Tiiu tegi uued valged kleidid, kõik roosid olid siin rinna peal, kõik hirmus, siis oli kodus meil pidu, laps lõpetas lasteaeda, kõik sugulased saime kokku, nii suur pidu oli. Ja praegu tagant järgi, see on ju vana asi, eks ole ju. Aga see ilus tunne on ju alles. Aga mis sa sellega, mina ei tea, mis me sellega kõik õppisime. Selle ilusa, nii et, aga selleks oli aeg, pidutsemiseks oli aeg. Ja kui me nüüd loeme, iga asjal on oma aeg. Sa tead, et Saalomon, kui ta sai kuningaks, siis ta unistas, et ta palus Jumala käest tarkust. Ja see on tema kirjutatud, see kogu raamat. Ja kui ta palus, ta nägi unenäo. Unenäos Jumal ütles, või see unenäos ta nägi, küsi, kuna sa mõtlesid ja küsisid tarkust, siis ma annan sulle tarkust. Ja tuleb sulle meelde, et Saalomon hakkas nii targalt valitsema, et kõik ehmusid lausa, kui targalt ta lahendas 2 naise vahelise tüli. Kui üks ütles, et lööme jah selle lapse pooleks, ärgu saagu kumbki. Siis ta ütles kohe, kui teine näen, ei, ärge löögetada, annan sa siis sellele võõrale. Siis Saalomon, ja see oli tarkus otse taevast. Tead, me inimestena ei tea, millal investeerida, aga mõned teavad, mõned üksikud teavad. Ma ei tea, ta on midagi õppinud, aga samas, isegi kui ta on kõik argumendid paika pannud, ei suuda ta alati teada, millal on õige aeg investeerida, eks? Nii et me räägime, Jumalal on igaks asjaks oma aeg ja kõige üle ta valitseb. Me ütleme, sina ei teadnud 10 aastat tagasi, et sa istud täna siin. Ma ei teadnud ju. Me ei osanud mõeldagi selle peale. Mis 10 aastat oli? Kõigepealt hakkad mõtlema, see oli 10 aastat tagasi, eks? 10 aastat tagasi istusin siin. Ma ei tea. Võib-olla panin täppe. Igal asjal on määratud aeg ja aeg on igal tegevusel taeva all. Aeg on sündida, aeg on isegi ära surra. Aeg istutada, istutatud kitkuda. Aeg nutama lähen natuke üle, aeg on
üles ehitada, aeg nutta, aeg naerda, aeg neinata, aeg tantsida, aeg kive, oi tantsida, ei, Kristus, me ei tantsi. Jutt, see on rõõmusta, tantsi, vehi kätega, plaksuta, tunne rõõmu, ega siis sul rõõm, ei, minul on see vaikne rõõm siin minu sees, ei mingit ülevoolavat rõõm, mis rõõm see selline on? See on üldse püha rõõm. Jutt see on, Jumal on sulle emotsioonid ju kinkinud. Rõõmusta, ei, ma jään tagasi, ma olen kontlik inimene, ma olen lõppude lõpuks püha inimene, ei mingit naermist siin kõva häälega. Jätke järgi. Kust te selle tarkuse võtsite? Kes selle välja mõtles? Jumal ütleb, ma olen andnud sulle rõõmu sinu sisse ja kui sa tead, sa võib-olla oled varem seda Saalomoni lugu kuulnud. Ta lõpuks avastab, sul ei olegi muud kui tunda rõõmu elust. Rõõmustage ometi ja huvitav, et me ei ole Leaga kokku leppinud, mida ma täpselt jutlustan. Aga Lea ütleb, ma ei tea, mul tuli täna või seal autos, kui nad sõitsid, tuli siuke ülistuseks rõõmus easy jupp ja tõesti alguses ta küsis mu käest, et mis sa tunnetad, mis selles meloodiad ja siis ma mingi hetk tabasin ära, rõõm, ta tahab meid rõõmuga täita ja tead, vahel sa ei oska võtta vastu rõõmu. Tead miks vä? Sest sa oled saanud haiget, su hing on saanud haiget, sul on hingehaavad parandamata. Küsi Jumala käest, ta täiks terveks. Tead, ta on palvete kuulja Jumal. Ei no mismoodi ma nüüd küsin, aga kust mina tean, et mul on hingehaavad? Ma ütlen sulle juba sellepärast, sul on hingehaavad, et sa ei suuda rõõmustada. Mõni inimene on oma tunded niimoodi kinni surunud, et ta ei nuta. Aastakümneid ei nuta. Ta ei tule ühtegi pisarat. Kas Jumal on niimoodi loonud või on see sinu omapära? Mina tean, vanaisal oli pisaranäärmed, kui ta oli vana üle 90, siis tal tuli välja, et ta ei nutnud. Nii et mina panin ta sibulaid koorima. Mul olid siuksed hästi vihased sibulad. Selles mõttes, et no tõesti, mina läksin kööki, siis mul hakkas pisarad voolama. Vanaisa südame rahuga lõigub mul seda sibulat, tal ei tule ühtegi pisarat, aga temal oli pisarakanal oli umbes. Nii et seda pärast avati ja see on hoopis teine asi. Kuskil me oleme surunud oma tunded kinni. Ei tohi seda, ma kannatan ära. Ei no kannatamine on tore asi, kannatlikkus on ka tore asi, aga kui me ennast kogu aeg survestame, kogu aeg ennast maha surume, niuke tunne, et vahest tekib, et kui mul on tunne, tead, mine korra mööda õue, kas sa suudad, et mul on praegu niuke, tead, et ma lähen jooksen mööda õue ja lõugan täie ääriga, ma karjun selle oma välja, selle valu või rõõmu või mis iganes. Ei, kus sa selle, ei tohi ju niimoodi viisakad inimesed ei tee. Ma olen juba ju 60-ndates proua ja kes see niimoodi karjub tänava peal. Aga minu puhul on normaalne, et ma lõugan. Ma ikka olen üldiselt jätnud endale selle alles. Ta ütleb, Jumala and on iga inimesele seegi, et ta võib süüa ja juua ning nautida head, hoolimata kogu oma vaevast. Ma mõistan, et kõik, mis Jumal teeb, on igavene. Tead see, mis ta teeb sinu juures. Kui sa lubad, sina külvad, tema külvab sinusse. Mis ta teeb, on igavene. Meie teeme on väga maine ja ajalik, eks ju? Parasiitsõna juba. Et meie külvame teeme. Eile ma olin seal oma aiamaal. Tead, mul on naat, kasvab jube hästi minu maa peal. Kes tahab naati külluslikult. Mul on ikka eriline maa naadi jaoks. Tead, mul on niuksed vaarikate juures on niuksed naadid. Vaat nii jämedad on. Ma ei tea, oleks mul jänesed, need sööksid ennast tead minu suuruseks. ja siis aga lillepeenrasse ma ei taha neid naate ja siis sa teed seda tööd ja muideks ma olen teinud seda tööd juba aastakümneid. Ma olen vara kevadel teinud seda tööd, ma olen teinud seda, et ma teen sügisel ka, et võtan naadid ära, et siis kevadel äkki ei ole. Kui hästi nad kasvavad, teil on igal ajal seal. Nii et vaadake, see on kõik jälle see, me teeme. Ja me mõtleme, et mis sest kasu on, sellest ju mingit kasu. Aga kui sa teed Jumalale, kui sa täidad oma jumalike printsiipi ja teid kas või neid samu nõmedaid katkud naate igal aastal. Tead, misuke närvirahustus see on? Nüüd seal küünarrukkeni mulla sees. Täitsa tore tunne on. Ei ole üldse paha. Kui mul on väga paha tunne, siis ma ei tee niisuguseid töid. Ma teen siis, kui ma lähen sinna mõnuga sisse.
ta ütleb, et aga Jumal, mis teeb, on igavene. Midagi ei ole sellele lisada ega sellest ära võtta. Jumal on teinud nõnda, et teda tuleb karta, teda tuleb austada. Ja teate, kõik, mis siin maa peal on olnud, me tihtime, oi, see nüüd nii uus asi. Jumal ütleb, et need on kõik asjad, mida tema teatud ajal otsib möödunud taas välja, selle vana aja välja. Ta ütleb, ja siis ongi kõige tähtsam asi. Ma mõtlesin südames, see on inimlastele huvitav, et Jumal neid läbi katsub ja et nad näevad, nad on iseenesest vaid loomad. Kas vahel ei tule niisuke tunne, et no mis, ma olen sama nüri vahest nagu, või mingi nüri tegevus on siuke. Mis vahet seal on, söön ja siis lähen sinna ja järgmine hommik jälle söön ja. Aga ei ole ju, sa oled igavene olend. Ära mõtle niimoodi enda kohta, nagu mina olen mõelnud üksikud korrad, vaid et inimesed väga harva mõistavad aegu. Tegelikult meil ei ole mõistmist ja Jumala sõna ütleb väga selgelt seda ka, et kui sa oskaksid õigel ajal investeerida, ma juba rääkisin selle, siis sa, keegi palub näiteks endal abikaasat, siuke näide on mul siin, keegi palub abikaasat ja ütleb, no mina tahaks küll, et tema oleks ikka jõukas. Ikka rikas võiks olla. Tead, kus sa saad rikka abikaasa? Võta pensionär. Teed talle 3 korda päevas massaaži ja õlgadele ja olengi jõukas mees käes. Pensionärid, ta on juba nii palju suutnud elu juures koguda, kui sa tahad noor tüdruk endale rahakat. Ja siis ühe pastori tunnistus on see, et ta läks kogudusse, kui ta oli 23 aastane või 25. Ja ta oli, Sergei Lukjanov oli see. Ja tema räägib oma naisest, kuidas nad kokku said seal koguduses. Küll talle meeldis tema naise rõõm. Ta ütles, ta tervitas ukse peal, oi, ma selle tüdruku omale koju. Ja siis, kui nad kihlusid, saidki tuttavaks ja kihlust. Ja teate, mis siis ta kuulis, kui räägiti? Taas, et ühesõnaga, kuidas selle naise nimi oli? Oota, ma ütlen kohe, see oli mul vist isegi üles kirjutatud. Toonja. Tema naise nimi on Toonja. Ja siis need memme, Toonitška, no mina ei tea, mis sest mehest küll saab, no kuidas. Aga Toonja oli millestki aru saanud. Tal ei olnud vaja rikast meest, tal oli vaja ühte poissi, keda ta nägi, kes kirglikult armastab Jumalat. Ja tema oligi see mees, kes alguses elasid kommunaalis ja siis 2-toalises ja siis 4 ja nüüd neil on oma maja. Nii et tegelikult see mees, kes tunneb Jumalat, see on, kui ta tõesti tunneb Jumalat ja ta usaldab Jumalat ja ta teab Jumalat, ta praktiseerib seda Jumala sõna. Sest me teame ka neid kristlasi, kes on Jumala vastu võtnud ja ta ei praktiseeri seda Jumala sõna. Ta ütleb, kui ta on, siis ta, ma räägin, me vahest ei tea, mis potentsiaal meis on. Jumal ütleb, ma panin sinus selle ususeemne kasvama, kui sa uuesti sündisid. Ja mina mõtlen, mina poleks elus uskunud, et minust võib saada pastor. No esiteks juba see, et ma naine olen, see on välistatud. Ja kujutate, nüüd ma juba jutlustan siin 32 aastat ikka jutlustan. Ja tead, mulle tundub, mida rohkem ma jutlustan, seda ikka vähem kogu aeg nagu teaks. Ikka on midagi avastada Jumala sõnast, see on üks võimas sõna. Tead, üks dokumentaalfilm oli või oli see mingi siuke klipp, ma internetist vaatasin, üks vana härra on oma prouaga ja proua on voodis ja härra hoiab tal käest kinni. Jälle külvi ja lõikuse nagu näide inimsuhetest. Ta ütleb oma naisele, kui ta oli juba jõuetusel ja voodis ja ütleb, tead, ma armusin sinusse, kui sa olid 12-aastane. Nüüd me oleme sinuga pikki aastaid abielus olnud. Tead, ma armastan sind ikka. Nii jäägitud, see naine oli üle 80. Ja siis mõtled, kas see ei too au Jumalale? Selline suhe. Vaevalt, et see naine on enam nii ilus, nagu ta oli 20-set, eks? Aga nende suhe on nii tugevaks kasvanud, et tema kõige ilusam naine, kõige armsam. Nii et ma räägin, et ma lõpuks panin selle dokumentaalse selle katkendi kinni, sest mul oleks niisugune tunne, et niimoodi hakkasid seest kraapima. Ma mõtlesin, kas ei ole ilus au Jumalale?
Jumal ütleb, mulle meeldivad inimesed, ma olen nende jaoks kõik valmistanud. Kõige ilusamad asjad, mida ma olen siin koguduses ka rääkinud, kõige ilusamad asjad, mis on inimsuhted ja kõige koledamad asjad, mis võivad siin maa peal on ka inimsuhted. Ja need võivad olla nii jubedad vahest. Aga Jumal ütleb, ma armastan teid. Ja kui Johannes või Jesaja 49, ma olen endale siia kirjutanud, sellel oli 49, Jumal räägib, et tema kõik alustas, kohe ma leian selle kirjakoha üles, võttes nii 49. Ma tegin su suu vaheda mõõga sarnaseks. Tegelikult siin ta räägib Jeesusest eelkõige, kuna me oleme Jeesuses, Kristus ta ütleb, ma tegin su suu vaheda mõõga sarnaseks. Ma peitsin sind oma käevarju alla. Ma tegin sind teravaks nooleks. Ma talletasin sind oma noole tuppes. Ma mäletan, et ma olen sellist palvet kunagi, kui ma siit Jesajast seda lugesin, palvetanud. Ma ei tea täna, kas Jumal on mind teinud selleks teravaks nooleks. Aga ta on mulle öelnud, ma tahan, et toida mu karja. Aga see ei käi mitte ainult sinu kohta ja minu kohta, see käib meie kohta, kes me Jumala sõna ka elame. Et ta teebki sind teravaks, ta teebki sind vahedaks, ta teebki sind eriliseks, sest see on tema töö. Ja ta ütles mulle, sina, Iisrael, oled mu sulane, sina, Rein, sina, Moonika, sina, Lea, oled mu sulane, kelle läbi ma ilmutan oma au. Aga mina ütlesin, ma olen asjata vaeva näinud, kulutan oma jõudu ja kasutaja tühja, nii kui ma siin rääkisin, varin oma naadi peenard, see mõttetu töö, eks ole, järgmine aasta sama, et las kasvab. Ei. Ta ütleb, et ometi on mu õigus Jumala käes ja mu töötasu on Jumala juures. Ja nüüd ütleb issand, kes mind ema ihust alates on valmistanud enesele sulaseks, et tuua tagasi tema juurde, et koguda tema juurde. Ma olen issanda silmis austatud ja mu Jumal on mu tugevus. Sellest on vähe, et sa mu sulasena taastad Jakobi suguarud, tood tagasi jäägi. Nii, rohkem edasi. Ma tahtsin seda just lugeda, et tema on valmistanud, see on tema töö. Niuke tunne, et see külvi ja lõiku seeme, et Jumal väga täpselt täidab seda printsiipi. Luuka 4:14 on see. No, kas ma leian selle? Lehitsedes Luuka 4, kes leidis ennem saab lugeda. Nii, Jeesus alustab kuulutamist. Tuli vaimu veas Galileasse ja kuuldus temast levis kogu ümbruskonda ja ta õpetas nende sünagoogides ja kõik austasid teda. Jeesus tuli ka Naatsaretti, kus ta oli üles kasvanud ja läks oma harjumust mööda hingamispäeval sünagoogi. Ja kui ta tõusis lugema, anti tema kätte prohveti Jesaja raamat. Ta rullis raamatu lahti ja leidis koha, kuhu oli kirjutatud, issanda vaim on minu peal. Seepärast on ta mind salvinud. Ta on mind läkitanud kuulutama vaestele rõõmusõnumit, kuulutama vangidele vabaks laskmist, pimedatele nägemist, laskma vabadusse rõhutuid, kuulutama issanda meelepärast aastat. Siis ta keeras raamatu kokku, andis selle sünagoogi teenri kätte, istus maha, kõikide silmad sünagoogis vaatasid ainiti teda. Räägi nüüd edasi, Jeesus, räägi nüüd edasi, mis siis edasi? Aga me teame edasi, et nüüd see sama võidmine on sinu peal. Jeesusega koos me saime sama võidmise. Meil on meelevald panna käed haigete peale palvetada. Meil on meelevald ajada kurjad vaimud välja. Meil on see sama asi antud. See on see võidmine, mis tuleb kaasa Kristus. Ta ei ole arvanudki kunagi, et sa peaksid seda oma jõust tegema. Tee selles vaimus, mis sul on antud. Ja nüüd ma ütlen, tead, tunne rõõmu sellest, mis sul on. Ta ütleb, mina olen uks, minu lambad tulevad sealt sisse ja leiavad karjamaalt. Müstiliselt mõistmatu tegevus on see, või see müstiliselt mõistmatu on see minu meelest, kuidas Saulusest sai Paulus. Tuleb teile meelde? Me mõtleme, et küll jumal varem seda vägivalda ära ei lõpetanud. Aga ta tegi, nagu ta Jumal tegi.
see sama vägi, mis äratas Jeesuse ülesse, see sama vägi, see sama valgus puudutas Paulust. Ja kuidagi ta äkki ühel hetkel sai aru. Kes sa oled, kes sa minuga räägid? Mina olen see Jumal, keda sa taga kiusad. Ära enam kiusa, teeni mind. Ja tema sai Jumala teener. Mina ei tea, mismoodi tema selle väe paneb sinna tööle, aga ta paneb. Ta teeb vastuhakkajad tema pooldajateks ja lausa tema teenijateks. Ja siis ma mõtlen, et ma olen ju siin ja teen, mida ma oskan teha. Ja tead, kas ei võiks olla rõõmus, et ma olen, Jumal igatseb, et sa võtaksid vastu tema armastuse. Ja sellest armastusest, mis su sees on, mitte nüüd, ma pean seda tegema, ma pean seda tegema, ma pean seda tegema. No meil on see ka, seda peab ka tegema. Neid inimlikku maiseid asju peab ka tegema, raha tuleb teenida ja kõiksugused muud asjad. Tead, tuba tuleb vahest koristada ja süüa tuleb teha ja ma mõtlen selle peale, kuidas ta võttis selle Sauluse kirgliku loomuse, järjekindla loomuse. Kas see vastuhakkaja, mis ta oli? Kui ta tegi, ta tappis ikka kirglikult, tead. Küsis kohe korralikult kõik valitsuse käest kirjad. Ja seesama vägi muutis teda. Ja nüüd ta tegi ta kirglikuks oma Jumala riigis. Ma ütlen sulle, sa oled täna astunud oma elu rõõmu aega. Ma kohe lõpetan. Jeesus Siiraki raamatust. 4. peatükist ja salmidest 11. Tead, Jumala sõna on teinud meid targaks. Mina olen tundnud küll, et neid nõuandeid võib sul elutarkusi palju olla, aga kui sa tead, mis on Jumalast, see tarkus, mis tuleb Jumalalt, see ülendab oma poegi ja võtab nad vastu, kes teda otsivad. Kui sina, ja siis ma mõtlen ka see, et ma ei tea alati, mis ajad tulevad, ma ei tea nagu seal kogu raamatus, ma ei tea, Saulus ka, kes uuris hirmsasti elu rõõmu, rõõmustas, proovis pille mängida, proovis veini juua, proovis igati rõõmus olla, kõik tegi, et uurida, mis tähendab rõõm. Ta sai aru ühe korraga. Lõpuks polegi muud teha, kui rõõmus olla. Lihtsalt olla rõõmus, mitte veinist rõõmus, vaid lihtsalt olla rõõmus. Rõõmustama Jumala pärast armastab sind. Maailma looja ei ole sinu, kelle ta, pani seemne kasvama ja nüüd ta teab, et elad ja siis sured, eks. Aga tema ütleb sulle, et sa oled igavne olend läbi Jeesuse Kristuse. Ta tahab sind targaks teha selle aja jooksul, kui sa siin oled. Kes armastab, teda armastab elu. Kes aegsasti tulevad tema juurde, need täidetakse rõõmuga. Mida nooremana tulid, sest tegelikult sinu sees peab olema rõõm, midagi on valesti või? Jumal tervendab mu rõõm. Kes temast kinni hoiab? Ta ütleb, see pärib au. See sama Jumala au, mida ta ootab siin. Ja kus ta käib, seal õnnistab teda issand. Kes teenivad teda, teenivad püha ja kes teda armastavad, neid armastab issand. Kas sa ei saanud praegu head vastust? Eks? Kes ennast tema hooleks annab, on tema pärija ja selle järel tulijadki on tema omandiks. Nii et ükskõik kui kõverad teid pidi käisid sa ennem, aga nüüd sa käid koos Jumalaga. Tema teeb seda sinu elus. Kui sa külvi ja lõikuse seadust järgid, Jeesus Siirakust 30, mul on siia, ära lase oma hinge kurvastada. Ma lähen sinna rõõmu peale üle, et mõtleme, kus ma selle rõõmu iga kord, no mille üle rõõmustada? Jumal, kui mul tõesti ei ole mitte millegi üle, tee terveks siis see, et ma ei suuda rõõmustada. Ära vaeva ennast oma mõtisklustega. Tead vahest, mis me teeme? Me väntame siin peas, nagu öeldakse, me mõtleme asju, mis me ette tagurpidi, ederpidi, paremalt, vasakule. Tead, laseme siin peast, mõtted ja mõtted. Jumala sõna ütleb, ära lase oma hinge kurvastada, ära vaeva ennast oma mõtisklustega. Südame rõõm on inimesele eluks. Ja rõõmsa meelsus pikendab mehe elupäevi. Ja hoia kurbus enesest eemal.
vaata, nüüd me peame hakkama rõõmutrenni tegema, sest kurbus tuleb eemal hoida, lükkame ära kurbuse. Meil on aeg rõõmustama hakata. Me oleme ju külvanud. On ju me? Oleme. Armasta oma hinge. Kujutad ette, mida Jumala sõna ütleb. Armasta ka oma hinge ja tröösti oma südant. Hoia kurbus enesest eemal, sest kurvastamine on paljusid hukanud ja sellepärast ei ole midagi kasu. Ja muidugi üks väga jube asi on kadedus ja viha. Need lühendavad su elupäevi. Ja mure teeb enne aegu sind vanaks. Helde ja toidust rõõmu tundev süda kannab hoolt oma rohest. Mis meil siis, tead, võib-olla võtame elu natuke lihtsamalt. Naudime hetke äkki, tunneme rõõmu, täname Jumalat ja kiidame teda. Jumal ütleb, ja kõike muud, kui Saulus sai kuningaks, küsis tarkust tema käest. Jumalale meeldis, et ta küsis tarkust, mitte rikkust. Ta andis talle tarkust ja rikkust ja jõukust peale kauba. Tead, ma arvangi, see on see, tunda ära, kelle oma sa oled. Tunda see, me oleme kõik, ma ütlen sulle, sa oled kvalifitseeritud imede jaoks, et imesid vastu võtta. Oled minuga nõus? Jah, ei ole vä? Mina olen küll juba mõelnud, mina olen nii valmis imesid vastu võtma. Jah, siis tõused püsti ja lähedki. Ma kohe lõpetan. Nii et sinusse on vaja külvata rõõmuseemet. Jah, millal nad kasvavad? Tead, maailm on loodud sõna läbi. Ja kui Jumala sõna ütleb, rõõmusta, tunne rõõmu. Tea seda külvi ja lõikuse printsiipi. Ära valeta endale, ammugi ära valeta Jumalale ja pühale vaimule. Ole väga õnnistatud minnes ja õnnistatud tagasi tulles. Tead, me oleme Kristuse ihu teine teisele õnnistuseks. Nii et siis ütlen teile, et tõesti, olge õnnistatud minnes ja olge õnnistatud tundes ja tundke rõõmu ja rõõmustage. Ja kui rõõmu ei ole, siis Jumal, täida mind, külva minusse rõõmu. Jumal, külva minusse, aita mind rõõmustada.